spordikeskuse juhataja Mati Jürisson. Viljandi linnastaadionil mürrisevad traktorid. Kas käib kartulivõtt? Noh, kui siia kunagi teda pandud oleks, siis ta oleks tulnud ka üles võtta, aga tegelikult on muruhooldustööd, mis oleks pidanud aset leidma juba aasta või 2 isegi tagasi, kui siin plaanis oli U17 EM finaalturniiri 2 mängu, mis kahjuks ära jäid. Aga jõudsime siis selle aasta lõpuks nii kaugele, et saime kibekiire staadioni ehitamise aastatelt ka siis lõpuks need mehed kätte, kes selle muru üles võtavad, kenasti kokku pakivad, põhja ära tasandavad, uuesti väljaku mõõdistavad ja uue muruga tagasi panevad. Nii et käib tõesti muruvahetus. Aastast 2009 staadionil see muru maas oli, eks ta oli oma aja ära elanud, näinud nii häid kui halbu päevi, aga ma arvan, et päris rõõmus oli ta selle viimase mängu üle. Kuidas see uus muru nüüd täna, kui me siin räägime, on 20, mis asi meil siis 2 oktoober, jõuab ta kenasti ära juurduda ja maikuu mängudeks on ilusti valmis? Tegijad arvasid, et jõuab küll ja tegelikult, kui me suvel korraga juttu rääkisime ja töid planeerisime, siis nad arvasid, et sügisel võiks selle vahetuse teha küll, et on selline 3-4 kuud murul aega kohaneda uue keskkonnaga, kuhu ta on toodud. Tuleb ju siirt muru, me ei hakka külvama teda. Ja muruvaip saab rahulikult siin taheneda, juurduda, kasvada ja kevadel on kindlasti täis hooldustööd veel, mis peale tulevad, nii et ma usun, et see muru saab igati kvaliteetne. Enne seda ära jäänud U17 EM-i turniiri liidu inimesed ütlesid mingil hetkel, et Viljandis on Eesti kõige ilusam staadioni muru. Kuidas see nii läks? Head mehed, oskajad mehed? Siin on, ma arvan, märksõnad on Leo ja Jüri. Ja see hool ja armastus, millega seda muru väljakut on hooldatud. Kindlasti me saaks selle muru veel paremaks ja kvaliteetsemaks, kui meil oleks olemas murutreeningväljakud nii jalgpalluritele kui kergejõustiklastele heiteväljakute näol. Aga hetkel ei ole me veel selliste võimaluste juures, aga plaanid on tehtud ja kõik on ootel. Ja on plaanis siin ju hüppesektorid asju veel uuendada? Jaa, kevadine töö veel läheb edasi, siin novembri-detsembrikuu jooksul panemegi hanke kokku, et kogu ka staadioni siis tartaani osa uuendada, vajalikud kohad parandada, kus on augud sisse tekkinud, staadioni uuesti ära värvida ja markeerida. Need tööd on ka veel plaanis, kuskil, ma arvan, järgmise aasta mai-juuni, kuhu me saame, kuidas ilmad lubavad. Nii et saadame selle legendaarse võiduga lõppenud muru pensionile ja homme juba kunstmurul Karikas Kalju, vana tuttav teekond seal. Miks mitte alustada Karika teekonda nii nagu aasta algul? Sobib. Aitäh!